head sõbrad, Müstik ja Merliia siin ja te vaatate podcasti Peegeldused, kus me räägime alateadvusest, alateadlikest programmidest ja mustritest ning enda reaalsuse teadlikust loomisest. Ja täna ongi meil põhjalikumalt juttu loomisest, veel loomise potentsiaalist ja mis see on, miks see on oluline ja sellel teemal arutamegi. Mhm. Jaa, hiljuti oli meil podcast pealkirjaga Mina loon, kus me rääkisime ka sarnasel teemal ja päris palju just sellest aspektist, kuidas, et selleks, et üldse looja potentsiaalini jõuda, on meil kõigepealt vaja teadvustada oma ohvrimustrid ja kuidas sellest välja tulla. Aga täna räägime natukene rohkem sellest, et mis asi see looja potentsiaal üldse on ja kuidas sellega iseendas kontakti saada. mis see, mis see mis see inimese nagu loomise potentsiaali lagi üldse võiks olla sellepärast, et ma olen lugenud kirjandusest igasuguseid selliseid imelugusid, et Indias näiteks on üks selline püha mees Sai Baba, kes umbes väidetavalt, et teda on käinud vaatamas nii teadlased kui mustkunstnikud ja et no kuidas ta ikka neid trikke teeb, noh, et umbes enam-vähem võtab õhust, ma ei tea, sooja toitu või mingit püha tuhka loob nagu lõpmatus koguses. Isegi mingeid selliseid puuvilju, mida nagu selles piirkonnas üldse ei kasvagi, justkui lihtsalt teeb õhust väikse liigutuse ja on olemas nagu, et justkui oskab raha, küllust, ehteid lihtsalt klõpsti õhust võtta või siis inimesed on igasuguseid võimeid demonstreerinud, kas selgelt nägemise võimeid või muid selliseid, mida me nimetame selliseid nagu justkui üleloomulikuks. Mhm, mhm. Tõenäoliselt siin ei olegi tegelikult piire ja ma arvan, et see, mida me peame üleloomulikeks võimeks, on tegelikult meie loomulik võime, aga enamus meist on praegu nagu minetanud oma kontakti tegelikult selle potentsiaaliga, mis kõik on võimalik. Ja sellepärast paljud asjad võib-olla tunduvad meile, et need on üleloomulikud, mis tegelikult on meile võib-olla loomupärased. Aga mis asi see, võib-olla räägiks, et mis asi üldse see loomispotentsiaal on või kuidas võib-olla meie seda näeme? Et Mhm. ma arvan, et see ongi midagi sellist, võib-olla võiks nimetada seda mingil moel energiaks, mis, mis liigub sinu sees, mida sul on võimalik tunnetada, millega sa saad teadlikult luua oma elu, sest väga tihti siiani me ei ole enda elu loonud teadlikult, me oleme seda loonud mustrite pealt. Ja kuna me ei ole olnud teadlikud ja meil ei ole olnud, noh, meil on võib-olla olnud mingid eesmärgid ja mingid visioonid, aga need on ikkagi sellised hajusad, siis ongi juhtunud see, et see elu nagu loob ennast ise ja me oleme justkui nagu need tuulelipud, et kust poolt siis see tuul puhub. Ja noh, me räägime hästi palju ju, inimesed räägivad veel saatusest, et vot see on see saatus, aga mis asi on üldse saatus ja kui palju on siin seda, et ma saan ikkagi kõike, isegi oma saatust ise luua. Sest me räägime ka, meil on ka selline termin olemas nagu vaba tahe, et me elame vaba tahte planeedil, mis tähendab seda, et ükski jõud ei saa tegelikult sekkuda meie loomisesse. Ja ma arvan, et loomispotentsiaali avastamine endas ongi hästi tugevalt just see, et sa üleüldse teadvustad, et sa oled kõik ise loonud, mis on sinu elus. Ja sa ei ole olnud tegelikult lükata ja tõmmata ja sa oled olnud seda ainult näiliselt, sellepärast, et sa ei ole olnud sellest teadlik, et sa saad ise panna nagu väga konkreetsed taotlused. Et See võib-olla on see, kes väga karm ärkamine, kui on nagu see, tuleb on. see kohale, et põhimõtteliselt noh, et ma olen ise nagu olnud kaaslooja kõikides oma elusündmustes või teinekord või siis enamasti ka isegi justkui nagu pealooja või noh, nii-öelda noh, või peamagnet või kuidas seda nimetada, et kõik, mis on juhtunud, on ikka minu enda looming.
nii ongi, nii mõne ongi. sündmuse puhul on seda väga raske nagu alla neelata, või noh, mis on elus juhtunud. Mhm. Et noh, et see ei saa, mina ju seda ei teinud või mina ei tahtnud seda, et see minuga juhtub või et mulle nii tehakse. Et kuidas see siis sai juhtuda või kuidas me siin väidame, et see on nagu kell igaühe oma looming? ma saan aru, et see on hästi ebamugav seda tunnistada ja noh, tihti ongi need, et ma ei teinud ju seda ise, ma olen ise selles kohas olnud väga-väga-väga pikalt tegelikult. Ja ma mäletan, kui ma lugesin võib-olla 10 aastat tagasi mingit raamatut peegeldustest, mis on meie sarja nimi ja sellest, kuidas absoluutselt kõik inimesed mingil moel on sinu peeglid. ja ma mäletan, kuidas see tekitas minus isegi viha, et ma mäletan, kuidas mulle ju ei meeldinud noh, inimesed, kes kasutavad teisi ära või noh, ühesõnaga ma olin oma arust väga selline nagu leebe ja paindlik ja kohane ja noh, ma olin ka, aga seda vastu võtta, et need, kes mulle ei meeldi mingil moel, et nemad peegeldavad mulle ikkagi mingisuguseid aspekte, mida mul on raske tunnistada. võib-olla nad ei ole päris minu enda osad, aga seal on midagi varjus, mida ma ei ole üldse tahtnud vaadata või tunnistada või aktsepteerida. ehk et mitte midagi ei ole väljaspool minu reaalsust, isegi mis tundub, et on väljaspool. ma olen selle kõik loonud ja kui inimene suudab selle koha omaks võtta ja aktsepteerida, et isegi need ebameeldivad asjad, ebameeldivad sündmused, mis ma olen kogenud ja veel isegi praegu kogen, ma olen need kuidagi enda ellu ise oma mustritega tõmmanud. kui selle koha nagu suudab omaks võtta, siis tegelikult tekib selle loomispotentsiaaliga ühendus. Sest et siis tekib see, et aa, ma olengi kõik loonud. ja siis, aga sealt edasi saab tekkida see, et okei, aga kui ma nüüd tähelepanu viin nendele asjadele, mida ma tahan päriselt ise kogeda või et ma toon sinna teadlikkuse, siis ma saan hakata päriselt looma. et see on nagu selline nihke koht tegelikult täiesti, mis on vastik, kui Ja sellest ma kohast saan läbi. aru, et see, kui ei ole seda, kui seda loomise kohta või noh, ta võib olla ka hästi kontekstipõhine, aga ta võib ka üldiselt olla nagu inimese justkui seisund või teadvuse seisund. noh, nagu sa ütlesid, eks siis on nagu selline justkui nagu ma reageerin lihtsalt nagu öeldakse, kui ma veel projektijuhina töötasin, et siis on nagu projekti juhtumine ja projekti juhtimine, et siis sageli me oleme nagu elus nagu selles projekti juhtumises, et midagi juhtub ja siis ruttu peab midagi tegema, mitte see, et nagu ma juhin seda protsessi mingil moel ja siis tavaliselt käivad seal siis, kuna see on niisugune pilla-palla, siis on ka kogu aeg niisugune kahtlus ja hirm, et noh, mis nüüd järgmiseks juhtub. Ja Mhm, no just see, mis sa ütlesid, nagu soov justkui teiste järgi käituda või teiste inimeste visioonide järgi liikuda. nagu sihuke nagu ebakindlus või endas kahtlemine nagu oma nagu sihuke mingi südame selline missioon või visioon nagu sõnastada ja siis proovida selle järgi elada või seda ellu ka viia. ja ka täpselt. muidugi ohvri roll, et noh, justkui näe, miks mulle nii juhtub või miks elu mulle nii teeb või miks Jumal mulle nii teeb või noh, keegi teeb nagu mulle midagi. Mhm. Täpselt Valitsus. ongi niimoodi, et kõige suurem ilmselt nihkekoht ongi see teadlikuks saamine, et kui ma saan juba millestki teadlikuks, siis ma hakkan läbi nägema ja siis see ongi justkui see üleloomulik võime. selgelt nägemine ei ole mitte mingi selline nõiakunst, vaid see on see, et ma hakkan läbi nägema toimivustest, ma hakkan läbi nägema olukordadest, võib-olla isegi inimestest, et ja nende käitumistest, ma hakkan, see on see, et ma näen selgelt, ma olen selgeltnägija, et see on väga-väga lihtne ja tavaline asi tegelikult, aga see ongi see, et vot siin nüüd tuleb kaasas peab olema see hingetarkus ja süda, et niikaua, kuni me reageerime ego pealt, on meil raske selle looja potentsiaali omaks võtta. ja see ongi hea, sellepärast et võib-olla siis ei ole nagu nii suurt power'it seda või nagu väge siis seda ego tasandit luua. et me niikuinii teeme seda, kui teadlikkust ei ole, see tähendab, et me tegelikult suudame ju luua mingeid asju ka
jõu pealt, mm, et see on võimalik. aga on, selles, jah, jah. et päris palju No näiteid on ju. ja, no ja sessioonides on palju näiteid, kus inimesed on loonud võimsaid asju, saavutanud suuri asju, olnud nagu eesrindlikud oma valdkonnas. aga mis seal juhtub, kui ta on nagu sellise kuidagi ego või nagu või selle alateadliku surve pealt tehtud see noh, näiteks ma ei tea, saavutatud mingi rahaline edu või saadud kuulsaks artistiks või no ühesõnaga mis iganes, mingi niisugune silmapaistev saavutus. kui see on nagu niisuguse ellujäämise pealt, et ma pean seda sellepärast tegema, et see on mulle eluks vajalik, siis ta hakkab tervise peale ühel hetkel. et muidu võiks ju, mis siis, muidu võiks öelda, et vaat kui hea muster, et mul on stress seoses rahaga, sest see tegi mind rikkaks ja ma pingutasin seoses rahaga. aga ühel hetkel hakkavad need noh, suhted hakkavad laperdama, tervis hakkab jukerdama. noh, ühesõnaga elu läheb nagu, jookseb nagu ummikusse või ütleme, inimene jookseb ummikusse ja ei tea, kuidas Mhm. edasi minna selle koha pealt. jah, sest et sa ei ole harmoonias ja tasakaalus, et see, see tuleb nagu mingisugusest kompensatsioonist, et miski kuskil siis peab kompenseerima, noh, tihti ongi selleks siis keha. noh, ta lihtsalt ühel hetkel ei tule enam nagu selle jõu pealt tegemisega tegelikult ikkagi toime. aga kui sa teed nii-öelda hingest lähtuvalt ja nagu südametarkus juhib seda, sa kasutad oma intuitsiooni ja sa kasutad teadlikke visioone, et siin nagu see looja potentsiaali oluline osa on see visioniseerimise oskus, mitte ma ei räägi praegu visualiseerimise oskusest, vaid see, et ma oskan luua visioone, mis loovad nagu noh, mingit uut reaalsust või mis loovad minu jaoks uut tunnet, uut elu, mingisugust liikumist ja harmooniat. või kõige olulisem võib-olla isegi ongi see sõna harmoonia. kui ma oskan neid visioone luua ja ma ka hoian neid, et ma oskan neid ka hoida, ma ei kuku ära nendest, vot siis me oleme tõeliselt saavutanud noh, nagu tugeva ühenduse selle loomispotentsiaaliga. ja me enamus ei kasuta oma päris loomispotentsiaali veel. Neid on ikka Mm. väga vähe. noh, üldse maailmas ilmselt, kes seda teevad nagu täisvõimsusel. et see, meil on nojah, enamustel see täiesti kasutamata praegu. jah, ja tundub küll, et see on nagu mingis mõttes nagu, et noh, kui nagu on mõeldud nagu, et noh, et mis see nagu järgmine energia võiks olla, noh, et on olnud naftapõhine energia ja siis on olnud tuumaenergia ja nii edasi. mulle tundub, üks väga suur energiaallikas on inimeste loomise energia, mis on nagu olnud nii olematu või noh, ütleme nii aurude peal, noh, täna ma kuidagi näen seda eriti. ja vaadates endale tagasi, kuidas ma enne ise toimetasin, et kui palju see on muutunud ja nüüd näen, kui palju see veel saaks muutuda, et kui palju veel nagu justkui sellist noh, tööd saaks teha, et see veel rohkem avaneks. Mhm, et mhm, siis noh, see tundub omamoodi nagu imedemaa, noh, et kuhu just ongi nagu alguses ütlesin, et kuhu see siis minna saab nagu, et kas ma saan läbi seinte näha, jah, selliseid inimesi on maailmas, kes suudavad nagu nii-öelda kaugnägemist teha ja nii edasi. ühesõnaga ja või on füsioloogilised muudatused, et just lugesin ühest raamatust, kuidas seal räägitakse praktilistest kogemustest, no et kui inimestel, kellel on selline niisugune sündroom, et neil on nagu ta on nagu vaimne kõrvalkalle, et ühel inimesel on mitu persooni tema sees, noh nagu multiple personas on nagu, et palju persoone on justkui ühes kehas, mis võivad ootamatult ise kontrollimatult vahetuda. ja mis on nagu hämmastav, et erinevatel persoonidel võivad olla erinevad füsioloogilised reaktsioonid, näiteks ühel on allergia, teisel ei ole persoonil, keha on sama, nii et võib olla nii, et üks sööb midagi, mille vastu tal on allergia ja nii kui tuleb sisse teine persoon, allergia kaob plõksti ära ja siis tuleb jälle eelmine see persoon sisse ja allergia on plõksti tagasi. ühesõnaga, see näitab, kui nagu hoobilt võib keha ennast muuta lihtsalt ainult sellest, et tarkvara nii-öelda justkui vahetus või see mhm. juhtiv tarkvara või see juhtiv energia plõksti vahetus ühte, plõksti vahetus teise
ja keha on nagu väga kiiresti nagu muutub ja väga kiiresti reageerib. Mhm. et see nagu jah, nagu mis see potentsiaal on tõesti hämmastav. või siis nagu see noh, platseebo ja notseebo efektid. Ma olen ja, nagu nüüd nendest natukene siin lugenud, võib-olla nendest tasub veel eraldi rääkida, päris huvitav teema. ja Aga kindlasti lihtsalt ja. nendest ka nagu selgub, kui inimene saab mingisuguse informatsiooni, äh, siis kuidas ta mida ta võib, usub, mida ta jäägitult usub mida ta nagu jäägitult usub, siis ta võib nagu 10 minutiga luua endale mingi konditsiooni, kehalise konditsiooni, mis tundub täiesti võimatu. aga see on ainult nagu selles mõttes mõte, mõte, tarkvara. jah, tarkvara, mis nagu siis loob selle muudatuse. aga miks me enamasti ei saa oma tarkvara niimoodi kasutada, on need uskumusmustrid, et ahah, see asi käib nii, see asi käib nii, see on niimoodi, et noh, meil on nagu ei, aga mingid sellised nagu programmid peal nii, ja kui aga katsume kirjeldada äkki, kuidas see on siis see seisund, kui see looja potentsiaal on justkui nagu, ma ei tea, ärganud või käivitunud või valla pääsenud. Mida, kuidas see on kuidas see tunne olla võiks või mis sellega kaasneb? no kõigepealt esimene asi, mis tahaks ütelda, on tegelikult see on nagu see vabaduse tunne, et sa ei piira, et sul ei ole piiranguid, sul ei ole koormaid, sest praegu enamus meie alateadlikud programmid piiravad meid, mis on loomulik, sest et noh, kogu kasvatussüsteem hetkel on niimoodi, et me ei kogeks ohtusid enda elus, siis meile tehakse kõik selgeks, mida sa ei tohi, ära tee seda, ära mine sinna, ära puutu seda, ära tee seda. noh, kogu aeg on nagu selles mõttes ära, ei. et nagu kasvatussüsteem juba ei ole nagu õpetanud inimesi mine proovi seda, mine tee seda, katseta seda, nagu selles mõttes see on juba nagu eksi selles kohas. jah, eksi, proovi veel, eksi veel, mitte et nagu, et vaata, et sa ei eksi, vaid nagu proovi veel, lase tulla, noh, selles mõttes meil ei ole isegi nagu ettekujutust, et me võime nii vabalt kõike proovida. et esimene tunne ongi see, et sa saad nagu nendest piirangutest, mis sa oled siis nagu ise lasknud luua endale ja oled ise loonud, et need enam ei mõjuta sind. et sa, aga see ongi nagu teadlikuks saamine, ahah, okei, vot ma kogesin seda sealt ja ise, aga nüüd ma mõtlen teisiti, ma teen kogu aeg, ma teen nagu, olen valmis kogu aeg tegema uusi otsuseid. see ongi nagu see kohanemine. aga siis ma mis, arvan ka, et sa hakkad tundma nagu sellist, kui sa saad selle vabaduse tunde, et sa ei piira enam ennast ja sa ei lase ennast ka kogu aeg nii palju mõjutada, mis teised arvavad, sest meid ju õpetatakse kogu aeg käituma. et noh, et kuidas ikkagi ühiskond ootab, et sa vastad nendele ootustele, et sa oled viisakas. ja ma ei räägi siin sellest, et noh, et ole nagu, ära ole viisakas, vaid need on nagu sellised mingid baasilised piirangud, mis tegelikult noh, ei anna sulle nagu, mis ei ole nagu viisakad, aga millega sa lased ennast, et sa ei julge üldse nagu teha või sa ei julge üldse nagu välja astuda. et sa oled lastud nii nagu hirmul kogu aeg ja kammitsedes, et see nagu juba on võtnud kogu su süsteemi üle ja sa enam ei pane tähelegi, kusjuures sa võid tunduda üsna enesekindel ja need piirangud on kuskil väga-väga sügaval ikkagist sees, et vot sellest kohast mina edasi ei liigu ja sellest kohast mina edasi ei astu. et, et kui sa nagu noh, neid tuleb nagu eraldi vaadata, neid, see ei ole niimoodi, et nüüd ma loobun kõikidest piirangutest, mis mul üldse on olnud. et need tuleb ikkagi niimoodi vähehaaval teadvustada, sellepärast närvisüsteem ei tule toime kohe kõik muudatused nagu teha, see peab nagu järk-järgult käima ja siis tuleb veidi selline võib-olla äh, vabaduse tunne, et ma võin lubada endale seda proovida. ja siis tuleb selline nagu energia liikumine. äh, sa ei karda katsetada, et kõik, mida iganes sa teed, siis tundub, et nagu okei, see ei tulnud mul välja. no ma proovin siis natuke teistmoodi, ma proovin teise nurga alt.
et ahah, okei okay,, see ka ei tulnud välja, noh, ma proovin siis veel teise nurga alt. et sa oled nagu kogu aeg vaba katsetama ja sind teiste arvamused ja uskumussüsteemid enam ei mõjuta niimoodi. ja siis tuleb nagu kogu kehasüsteem tuleb järgi, lõpuks sa muudad oma rakutasandit, oma DNA tasandit, sul on võimalik liikuda, aga see ei tule niimoodi üleöö, see on ikkagi nagu selline samm-sammuline liikumine minu arvates. no ja, mida ma olen ise kogenud ka teinekord selliseid nagu selles mõttes kiireid nagu muudatusi, et ma olen täitsa puntras ja kuidagi nagu jookseb kinni süsteem ja nagu noh, kuidagi sihuke ummikusse minek ja siis ja toimub mingi teadvustamine, a la mingi mustrite lõpetamine või mingi sessiooni mingi olukord ja plõksti 2 tunni pärast juba või tunni pärast, see idee nagu just nagu hakkab tööle, nagu sa ütlesid, nagu sihuke loovus hakkab tööle või inspiratsioon tekib. kuule, aga seda saaks ju nii teha või nii teha. et kui see on hästi tugev, on just see nagu ohvri koht, seal nagu pole nagu lahendusi, seal on Mhm, nagu sihuke kitsas ja kivine tee ja sihuke konarlik, aga et nagu kui sa nagu kuidagi sealt need asjad lahti pääsevad ja teadvustuvad, siis on niimoodi, et siin on ju 100 teed, üks on parem kui teine, et isegi mhm, natuke tead raske valida, et kuhu minna, sest kõik on nii head, need valikud. et jah, aga samas võib-olla tekib ka mingi rahu, et pole kiiret, noh, et mhm, iga mhm. tee on sama hea kui iga muu tee, nii et põhimõtteliselt lihtsalt mine ja tee. jah, noh, see ongi see, et siis sa valid selle, sa tahad valida selle hingetee, sest sul on vabadus teha seda, mida hing tahab. aga see on väga hea, et sa seda tegelikult ütlesid just seda, et see on nagu energia hakkab liikuma. sest see loomispotentsiaal, see ei ole mitte midagi nagu väljaspool, ta on ainult enda sees see selline tunne. ja kui see klikk käib ära, siis hakkab nii palju energiat liikuma ja sa jaksad teha, sa pead isegi pigem võib-olla nagu teadlikult, kuule, ma pean natuke nüüd pausi tegema, et sa nagu ei saa arugi, et teinekord, et noh, et see loomise, see hakkab niimoodi välja tulema, et sa pead vahepeal kehale võib-olla andma natukene nagu puhkust. aga see ei ole nagu, see ei ole selline nii-öelda loovtegevus, et noh, et loominguline tegevus ainult, et ma kirjutan midagi või ma teen pidan kunsti laulu, maalin. või muusikat, jah, vaid see on nagu see loomispotentsiaal, see on üldse oma elu loomine, et jah, ma loon oma elu, oma kogemusi ja ma võtan kõige eest vastutuse. et see on nagu põhiline, mis see loomispotentsiaal on ja miks tasub sellega ikkagi kontakti saada, noh, täielikult. ja kuidagi see ka, et aina rohkem, ta kuidagi käib käsikäes niimoodi vaikselt häälestub, et mida rohkem nagu tekib justkui teadlikkus loomise jõust, seda justkui selgemaks saab see, mida tasub teha, mida ei tasu teha või noh, et näiteks milliseid sõnu tasub öelda või milliseid mõtteid mõelda. kuidagi Mhm, noh, just seesama, mis sa ütlesid, vastutus, et mõtled, et oot-oot-oot, mul on praegu selline mõte peas onju, aga kui ma tean, et mõtted loevad, mitte ei loe, vaid loovad ka. mhm, oot-oot-oot, miks lõpetaks selle praegu ära, asendaks selle mingi mõttega või noh, ühesõnaga, et sisekõnes läheb mingi dialoog kellegagi käima. aga see energia praegu ju, kas ma tahan ise selles energias olla? mhm, teinekord õnnestub sealt välja tulla, teinekord ei õnnestu, noh, eks see ongi sihuke meistriks liikumise teekond nagu, et saada selles osas meistriks, et ma saan lõpetada negatiivseid selliseid stsenaariumeid ja dialoog enda pea sees ja asendada neid mõistmisega või niisuguse kaastundega ja kõiki nalju ei saa enam teha, sellepärast et ja isegi mingeid laule ei saa kõiki laulda, sest sa hakkad vaatama, et aga millest see räägib, see laul on ju. mhm, kui see räägib mhm, nagu ohvrit, põlistab ohvrit või kuidagi õilistab ohvri seisundit, kas ma tahaks siia oma hääle taha panna ja oma sellise tunde, emotsiooni selle laulu sõnale või ka mhm, mingid naljad, noh, et kui see on nagu agressiivne või noh, selles mõttes, et kellegi kulul, noh, nali, mhm, mhm, no ei, enam ei taha neid öelda või noh, niimoodi, sest kuidagi sihuke
see pole naljakas ju, see on kellelegi, kui see kellelegi haiget teeb, siis mõtled, et äkki noh, et huumor küll, aga noh, ka enda kulul huumor ei ole, vaatad, et noh, ei maksa Mhm. igat asja naeruvääristada ka enda juures, noh, et Mhm. ühesõnaga sõnad ja mõtted nagu kuidagi selgus, et mida ma tahan mõelda ja öelda ja mida ma ei taha. Just, just. Et noh, tegelikult eks ju ise ju ka oleme olnud selles kohas nagu siin mis tulebki oleme olnud see tuleb ikka sisse. eks see on see protsess. jah, aga lihtsalt, et nagu ma mõtlen nagu väga tugevalt olnud kasvõi aa, siis, no kui ja, ja. hingepime öö koht on ju mitu aastat tagasi oli mitu aastat et siis tundubki selline koht, et sa noh, sealt on nii raske nagu ennast välja mõelda, et see tundub kõik nagu, ma mäletan nagu, et lihtsalt, et nagu okei, ülejäänud elu lähebki nüüd niimoodi siis, et pean kuidagi selle siin ära elama ja kuidagi nagu üle elama, siin pole mitte mingisugust lootust üldse mitte millelegi. Ja tundubki nagu kõik selline noh, lihtsalt ei jõua, ei jaksa, mõttetu täiesti. Ja siis väga raske on selles kohas, et kuule, ma mõtlen nüüd positiivselt, et ma ju ei ma loon taha. positiivse visiooni. Ma jah, nüüd hakkan jah, positiivselt kujutama, mida ma loon. jah, aga siis tulebki nagu niimoodi natukene haaval nagu samm-sammult, et okei, ma luban endale täna ühe positiivse mõtte, sest ja lõpuks, kui inimene tuleb sealt välja, see on nagu alati me tuleme nendest kohtadest tegelikult lõpuks välja, päris lõpuni me ei jää sinna kunagi, sest et noh, või siis me läheme siit maailmast lihtsalt ära. Kui me siit ära ei lähe, siis järelikult me tuleme siit välja. Ja siis sa saadki aru, et ahah, okei, ma nagu lükkasin ennast veel sügavamale nagu nende mõtetega sinna sisse. võib-olla seda oli vaja, et seal nagu väga sügaval ära käia. ühesõnaga, mitte midagi ei tasu, mitte millegi eest ei tasu nagu ennast sarjata, et miks ma nüüd teen, see ei ole mulle kasulik. isegi kui ma tean, et noh, tegelikult see ei ole mulle kasulik. aga kui ei suuda, no siis ei suuda, siis lihtsalt tuleb lasta endal seal olla. aga põhimõtteliselt me teame, kui meil juba natukenegi jõudu tuleb taha sellest kohast välja tulla, et positiivsed mõtted toetavad meie edasiliikumist paremini. Ja universumis kõik tahab liikuda kogu aeg harmoonia suunas. kogu vibratsiooni liikumine näitab seda, helide maailm näitab seda. alati tekib resonants harmoonilise vibratsiooni suunas. see on üleüldse, see on lihtsalt, see on nagu universumi seadus, see on energia liikumise seadus. järelikult ka meie sisemine maailm liigub kogu aeg tegelikult harmoonia suunas ja selle suunas, et me hakkame ise looma. see on see, mis praegu kogu inimkonnal on nagu see vastutuse koht, et me oleme aastatuhandeid nüüd elanud niimoodi, et justkui meil ei ole õigust, meil ei ole võimalusi. me kogu aeg sõltume millestki, kellestki väljast, puudus on kogu aeg. puudusteadus ja meil pole võimeid, meil ei ole ühendust, meil ei ole kontakti olnud kõrgemate jõududega, iseenda kõrgema minaga. ja praegu on see koht, kus see kõik muutub ja väga paljud inimesed on juba sellega kontakti saanud. ja praegu on tulemas juurde väga palju inimesi, kes sellega nüüd kontakti astuvad ja sellepärast me sellest ka siin täna räägime. aga see ongi see, et ma olen enda elu juhtija, ma hakkan mitte alateaduse juhi nüüd mind, vaid mina hakkan äh, mm, suhtlema oma alateadusega ja arvestama infoga, mis mu alateadvuses on. mitte ma ei lase lihtsalt, see on niimoodi, jah, näed, juhtus niimoodi, vaid ma hakkan nagu päriselt vaatama, miks mul see asi nüüd on olnud niimoodi ja mida ma saan nüüd teha teisiti, mis uusi otsuseid ma saan teha. Ja ma loon nagu selged visioonid, selged nägemused ja ma teen otsuse. otsus loeb, minu otsus loeb, sest siiani justkui nagu ju ei lugenud. väga paljud on seda kogenud, et minu tahe ei loe. ja siis tekibki see jah, tahtejõuetuse koht. aga nüüd me saame võtta enda väe, enda tahtejõu ja hakata liikuma. ja ma tahan ühe asja veel ära öelda, siis kohe pikaks rääkima jäänud,
aga see, meil me hakkamegi varsti otsi kokku ka tõmbama, ega siis jah, et ma lihtsalt tahan loomisest ütelda, me räägime veel. et milline on nagu võimas looja, et see ei ole ainult noh, et see, kes oskab luua visioone, et milline võiks olla, vaid võimas looja on valmis ka tegutsema, et ta on nagu, esiteks ta on valmis vaatlema ja ta oskab nii-öelda siis hinnata ja nagu seda olukorda, kus kohas ta on ja siis vaadata, mis otsuseid on vaja teha ja siis hakata nagu nende otsuste suunas liikuma, et mitte lihtsalt ainult ei ole see nagu ainult noh, nii-öelda visualiseerimine, vaid see on nagu kogu pakett, sa paned kõik asjad endas liikuma ja see on lihtne, see on kerge, kui tuleb selline koht, et oh, okei okay, ma nüüd panen selle käima siin niimoodi siis see ei ole tegelikult see loomispotentsiaali koht veel, vaid tegelikult tuleb minna veel just rohkem nagu sügavusse, usaldusse, kohalollu ja sest, et seal see loomise koht, see on ülilihtne ja kerge, see on kerge olemine, see on vabaduse tunne. noh, ja et ütleme, noh, kultuuris on ju ka need asjad, et kui räägitakse, noh, et tema on võimas looja, siis noh, sageli viidatakse, kas ma ei tea, mõnele kuulsale teadlasele või maailmakuulsale heliloojale või laulukirjutajale või kellele iganes, aga noh, et võimas looja võib olla väga tavalise tööinimene, kes suudab luua endale sellise kerguse, armastuse, kaastunde sageduse, et see ei tähenda, et ma olen maailmakuulus, ma ei tea, teadlane või helilooja, oh, siis ma olen võimas või multimiljonär, siis ma olen võimas looja, kuigi Mhm. loomulikult neid kõiki võib ka teha. aga et võimas looja võib olla väga, justkui väga tavaline inimene, kes suudab väga võimsaid sagedusi luua just, endale ja teistele ka. just, just. ja noh, ma ütlen siin praegult nüüd välja ka selle, et miks me siin oleme siin me tulime seda uut ajastut, uut sagedust looma. Ja ma arvan, et kes juba neid peegeldusi siin vaatavad, on kõik osalised selles. nii et hakkame looma uusi harmoonilisi sagedusi koos. ja kus just teadlikud sagedused igasugustes koostöödes, algatustes, enda visioonides. et see on see aeg, on käes, tundub. kuldajastu paradiis maa peal. ja see on meie teha, meie looming. just. nii et nii et avame enda loomispotentsiaali ja meil tuleb peagi kursus selle kohta. nii et ja, varsti tuleb info välja, nii et jälgige meie kanaleid. ja olete oodatud ka loomulikult kommenteerima. et kus te olete märganud, millises eluvaldkonnas on teil olnud raske teadlikult luua ja kus te olete märganud, et oh, vot selles kohas mul kuidagi alati läheb loovus tööle või inspiratsioon tööle, aga vot selles valdkonnas kuidagi mõte jookseb kinni, energia jookseb kinni. et see jagamine aitab ka teadvustada selliseid asju ja teha uusi otsuseid võib-olla isegi selle jagamise pealt. ja, nii ja. et kohtume jälle, aitäh kuulamast-vaatamast, Müstik Merlia siin ja avame oma loomise potentsiaale. ja kommenteerige, kuidas teil loomisega tunded on ja kui lihtne on või raske on luua midagi olnud. nii et kommenteerige. näeme jälle koos loomisteni.